Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere hommikust, kallid rallisõbrad! Ütleme teile siit Rally Estonia hoolduspargist Delfi Expo alalt 6. käigu pop-up stuudiost saatejuhid Gunnar Leheste ja Roland Poom. Olen kuidagi siia kell 7.30 kohale vedanud. Roland, mis tunne on? Tunne ei ole hull, aga tunne on külm. Aga tegelikult ei, ma arvan, et on okei. Hommikul veel mõni piduline liikus ringi. Oli selline vähe väsinud näoga. Meil fotograaf ütles, et eile oli suht lahja melu olnud linna vahel. Ma ei oska öelda, mis öötundidel toimus, aga mul ei tahtnud laps üldse magama, et siis ma veel kuskil kell 11:30 läksin jalutama taga ja umbes 11:30 aeg siis oli ikka rahvast täis. Ja nii mõnigi, ma arvan, jah, oli veel siin 6 linnas. Täna otse katsele, ma arvan. Mõistlik oleks. ja siis käisin tanklast läbi. Ja siis ühes seltskonnas mingid tegelased tulid 5 saiaga, ütlesid, et me ostsime siin mõned tunnid tagasi teilt saiad, aga külmaks on läinud, teeme soojaks. Et tulid oma saiadega tagasi. Tehti siis või? Ma tulin enne välja, nii et ma ei tea. Mul tuli meelde, kui ma siin ringi jalutasin, et aastal 2011 oli siin kevadtorm. Siin ei olnud veel seda ERMi, neid maju absoluutselt ei olnud. Ja see oli esimene viimane kord, kui ma jäin roolis magama. Oli siin kevadtormil oma selle, ma ei mäleta, mis selle Šveitsi autotootja nimi oli, aga rool oli paremal pool. Ja tõmbas korra murule ära. Ja siis mul oli instruktor oli kõrval. See pani mulle ribidesse. Sul oleks olnud vaja seda maailma kõige turvalisemat tanki. Seda siin või? Jah, mis siin seisab meil. Selle roolis on vist võimatu magama jääda, see teeb niisugust müra. Ilmselt küll, jah. Aga räägime rallist ka, et 8.09 läheb juba tänane päev lahti ja täna sõidame siis, palju me kilomeetrit kokku on, üle 100. Tead, ma ütleks sulle ära selle kohe, kui palju on. 102,61. Minu arvuti hangus siin külmuses. Ahah, selles külma miinuskraadides. Miinuskraadides on minu arvuti hangunud. Ma lähen nüüd teda soendama peale saadet kuhugi. Okei, meil on tegelikult mõned videod. Üks külaline, kes eile õhtul käis juba ära, sest kes 7.33 ikka tahab tulla. Vaatame ära selle video. See video räägib sellest, et inimesed ei ole väga õnnelikud või siis on, me ei tea, automaksu üle. Ja kus siis veel seda küsida, kui mitte Rally Estonia raja ääres ja reporter Merilin sellega hakkama sai. Rallirahvas on loomulikult ka ju autorahvas. Kuidas muidu peaks ühelt etapilt teise sõitma siis? Sellepärast uurisimegi mõnelt rallisõbralt siit Rally Estonia katsetelt, et mida nad arvavad automaksust, kui palju nad peaksid maksma, kas nad üritavad sellest kuidagi kõrvale hiilida ning on ka loomulikult neid, kes loodavad, et seda ikkagi kuidagi ei tule. Vaatame järgi, mida nad siis meile vastasid. Oleme siit metsatukast leidnud nüüd ühe vahva seltskonna. Me ei tulnud üldse rallist tegelikult küsima, aga ma tean, et rallirahvas on ikkagi autorahvas. Mida te arvate automaksust? Mitte midagi ei arva, ei taha maksta. Mitu autot teil endal hoovi peal kodus on? 2.
ja palju te nende eest peaksite hakkama umbes maksma? mis oli 2? Ei tea, jah. Ei ole veel julgenud kokku arvutada? Naine on see, kes muretseb. Sekretär, jah. Aga te ei tea üldse umbääraselt ka? Ei ole aimugi tegelikult, ma pole julgenud arvutada veel. Aga siin teises perekonnas ka autosi on? No, paar tükk ikka on, jah. Paar tükk ikka on ja teil olete ka juba umbääraselt teadlik, palju aastas võib minna selle peale? No, ma ei tea, 5,7 liitrit, ma ei tea, kõik võtavad ära. Tonn aastas? Tonn aastas, jah. Olete kokku arvutanud? Ja enam-vähem, jah. On see suur summa, on see väike summa, on need autod väärt seda? Võt seda ei tea, vaatame, kui maksu hakkame maksma. Praegu ei saa aru veel. Aga on see siis nii halb üllatus või pigem see nagu rahakotile meeletut põntsu ei pane? Ma ei tea, äkki ei tule ikka see maks veel. Äkki ei tule. Võidate autod ka ära. Või müüme autod maha või? Võite autod ära, kuna siia metsa vahel on väga ju lõbus tulla ka jala kuskilt. Ma ei tea, kust te tulnud olete täna? Raplast. Raplast. Hakkate nädal aega varem tulema ja olete ikka kohal. Selle rahandusministri või kes seal on, selle bussiga tulime, ta pani Raplast bussiliini siia, sõitsime kohale. Et ühistransporti propageerida, jah? Igas metsatukas peatud? No täpselt nii, jah. Super, aitäh teile! Tellimisliin. Me tahaks küsida automaksu kohta, kui palju see hakkab teie elu tulevikus mõjutama? Mind isiklikult mitte väga palju, aga ma tunnen, et see on võib-olla natuke läbi mõtlemata. Et aastamaksud okei, aga just see, kui sa tahad omale uut autot tuua, et ei saa päris hästi aru, kuidas see välja hakkab nägema, summad on ulmelised, tundub natuke ebaõiglane, ebaloogiline. Palju see teie rahakotti siis hakkab mõjutama, olete välja arvutanud juba? Aastamaksud jah, see on okei, paarisaja euro kanti jäävad, aga kui ma peaksin tahtma autot vahetada, siis 5, 6, 7 tuhat maksta on ikkagi nagu väga palju. Et see paarsada eurot aastas ikkagi ei mõjuta teie rahakotti nii palju, et hakkaksin nüüd võitlema mingi maksu vastu? Ei, see küll mitte. Autod kuskil Lätti sisse ei hakka kirjutama? Ei hakka, ei ole plaanis. Meil on üks küsimus rallirahvalt, mida te arvate automaksust? Mis ma arvan? On teil auto? Ikka on. Ja palju see teile umbes aastas hakkab maksma minema, olete uurinud? Veel ei tea. Ei taha ka teada? Vara veel. Siis, kui tuleb, siis peab maksma. Aga on siis auto ka selline, mis kardate, et võib see summa päris suur olla või on teil ikkagi päris ökonoomne? Ja on väga ökonoomne. Kas on naljaga öeldud praegu? Naljaga on, see on naljaga. See on väga ökonoomne, aga ei tuleb, kui peab maksma, siis peab maksma, aga muud. Et ei hakka kuidagi vingerdama mööda sellest? Mõni pakkus siin, et viib auto Lätti ja kirjutab sinna. Eks sellel ka ei ole mingit mõtet, et ega seal lõppkokkuvõttes ju, eks see... Vähemalt maksud Eesti või? Mis see auto teid kodus ootab või siin põllu peal või kuskil on ka niisugune ökonoomne nagu talv väidetavalt või? Jah, pigem natukene ebaökonoomsem, et eks mõistlik oleks muidugi sõita ökonoomsemaga, aga eks ega inimesi ka tulevikus paneb ka ökonoomsemaid autosid. Võib-olla on selle mõtte see, aga Te pole uurinud, palju te peate maksma hakkama? No selles suhtes, et kui öeldi, et eks see ei ole tegelikult ei teata veel ju praegu, miukene täpselt sealt läbi läheb, et kui Land Cruiser eest peab 600 maksma aastas, siis 500 jah, äkki niimoodi. See rahakoti päris lõhki ei löö selles mõttes, et ei plaani selle pärast autot vahetama? Ei plaani, jah. Roland, mis sina arvad automaksust? Ma ei tea, kui tuleb maksta, siis tuleb maksta. Kui ütleme nii, et ma usaldan neid, kes siis üritavad riigi rahakotti lappida. Need, kes ütlesid, et loe mu huuldelt. Ma ütlesin, ma usaldan neid, kes üritavad seda jama kokku korraldada, mis kokku on korraldatud ja kui peab maksma, siis peab maksma. Nagu enamused ikkagi ütlesid, see mõnisada eurot midagi hullu ei tee. Mulle meeldis, ma mäletan, kas oli Keskpäevatunnis või mingis saates räägiti, et miks me mõtleme mingid uusi makse rohepesu ettekäändel välja. Paneme lihtsalt peamaks. Meil on vaja riigikassat täita, igaüks maksab lihtsalt. Ja me ütlevegi, et see on pea eest. Võib-olla oleks mõistlik, ärme keeruta, räägime konkreetselt. Aga jah, mind alati selle teemaga üllatab see, et
kui loed kuskilt midagi, siis nagu tundub, et terve Eesti on tagajalgadel ja karjuvad ja möllavad, aga siis kui minnakse küsima inimestelt, siis mulle tundub, et siin 80% julgelt ütled, et kui tuleb maksta, tuleb ära maksta, et ei ole hullu. Et need, ütleme, see tegelikult tundub, et see on see vähemus, kes on hästi kõvahäälsed ja jätavad mulje, nagu kogu Eesti oleks jubedalt vastu. Tegelikult lõppkokkuvõttes vahet ei ole, kellele või palju sa maksad, et lõpuks kõik see raha ju ringleb ja tead, et omas käeski, et kui sünnipäevad on, siis ema ja isa annavad sulle mingi 50 ja siis järgmise sünnipäeval annad 100 tagasi ja raha vahetab lihtsalt rahakotti ühes peres. Või just on kommikarp kõige parem, et keegi toob kommikarbi ja see sama kommikarp läheb alati kuhugi edasi konkreetselt. Jah, nõus. Ja tegelikult ju ka meil oli eile stuudios tore politseinik, kellele tuleb palka maksta. Kes on ka maksnud endale palka? Absoluutselt, nii et saame hakkama, ei ole hullu midagi. Aga rallist rääkides, siis meil oli üks huvitav külaline eile veel. Georg Linnamäe astus meil siit läbi. Roland, ma ei tea, kuidas sa stuudiosse tõid, võtsid kratis kinni või? Ma läksin, jooksin Redgeri telgi juurde ja põhimõtteliselt võtsin ta ilusatest lokkidest kinni, võtsin tule. Nägin õhtul veel hotellis ka teda, ta ikkagi pidi käima poodiumil ära. Ikka pidi käima, jah? Ta lootsi, et ta ei pea sinna Eesti meistrivõistluste poodiumile minema, et saab koju või hotelli. Kuldar võttis natis kinni? Tundub, et siis võttis Kuldar, jah, et siis ta võttis oma karikad ka veel ära ja siis sai puhkama. Aga karikavõitja siis käis me stuudios ja vaatame tema intervjuu ka ära. 6. käigu pop-up stuudiosse on külla tulnud keegi muu kui Georg Linnamäe. Tere õhtust! Tere! Eesti meistrivõistluste etapi klassivõitja. Lähed kohe siit otse poodiumile. Mis tunne on? Jaa, selles mõttes väga positiivne. Eks me ikkagi pigem praegu mõtlesime selle WRC2 arvestuse peale ja mõnes mõttes eks ta veidike pettumust valmistas, et meil vihmaga niimoodi untsu läks, aga samas esimene katsevõitse, ega tegelikult ma arvan, et suuresti positiivne päev. Ma just tahtsin rääkida, et esimene katsevõit, seda on saanud oodata ju tegelikult päris kaua aega. Aga tegelikult tuli ka kohe negatiivsemaid emotsioone peale, vihm tuli peale, et kuidas seal hakkama saite ja mis hetkel see vihm katsele tuli ja kuidas see katse peal need olud muutusid? Ei noh, eks ta paras õudusunne nagu oli selles mõttes, et me saime võib-olla 4 kurvi ära sõita ja siis tuli üks kõige hullemaid padukaid, mida ma olen elus näinud, et selles mõttes eks ta parajalt keeruline oli ja siis vesiliuga oli hästi palju, et kiiretes kurvides kindlasti oli päris ärevaid hetki ja keeruline oli, aga ma arvan, et me saime olusid arvestades üpriski hästi hakkama, et vähemalt need, kes meie tagant tulid vihmaga, nemad olid kõik aeglasemad. Võtan mõne sõnaga kokku kogu päev. Kui palju oli mingeid momente, kui palju seda piiri peal sõitmist oli, sest olgem ausad ikka, kui sa tahad katsevõitude peale sõitma hakata, siis tegelikult on seal autos kohati ebamugav olla ja selliseid momente võib tekkima hakata. Kuidas sul see päev täna oli üldse kokkuvõttes? Ja eks neid ärevaid hetki oli ikka meil pigem isegi ütleks, et kui see katsevõit tuli, et siis see oli üks siukseid rahulikumaid, paar momenti oli kindlasti, aga ei midagi liiga hullu, aga pigem just oli keeruline autoga hakkama saada ilmselgelt selle vihma käes ja ka rööbastes, et tundub, et lihtsalt meil on veel vaja natuke vaeva näha selle autoga, et hakkaks nagu rööpas käesti sõitma, et hetkel tundub, et kõikidel Hyundaidel on olnud parajalt keeruline see teine läbimine. No see rööpas sõitmist, ega seal testis ju harjutada ei saa, jah, mingi piiri, selliseid rööpaid on kindlasti raske kuskilt leida, et selliseid saabki ainult rallidega. Kuidas sa ise sellele hetkel 5. kohale ja natukene üle minutilise kaotusele vaatad, kui meil tegelikult 2 pikka päeva veel sõita? Jaa, selles mõttes ralli on veel pikk ja kõike võib juhtuda, eks meie eesmärk on ikkagi proovida samamoodi edasi sõita ja loodetavasti noppime mõne katsevõidu veel. No kui sellised asjad nagu loodusjõud juhtub, siis kuidas sa suhtud sellesse? Võtab see kuidagi, ei võta ju moti vahas, üpris positiivne meid siin tooli peal. Lõppude lõpuks nagu, eks see ikka nagu tol hetkel on parajalt masendav, aga ega sa ei saa selle peale toppama jääda, et lõppude lõpuks, kui saatus oli selline, siis ta oli selline, ega ma seda kontrollida ei saa ja mul ei tasu selle pärast ennast liialt vaevata. Kuidas rajaäärsed tunduvad? On rohkem täis või vähem täis kui varasematel aastatel?
Ei no ma ütleks, et rahvast on ikkagi päris palju, et eriti kui ilm on hea, et võib-olla vihmaga nii palju inimesi ei näinud, aga päris lahe on vaadata, et ikkagi rallipüsik on kõigil sees. Anna lõpetuseks kiire ülevaade homsetest katsetest ka, mis teid ees ootab? Homme ootavad meid ees, ma ütleks natukene kiiremad katsed, võib-olla natukene lühemad ja ma arvan, et kaks ralli kõige keerulisemad katset me sõitsime täna ära, et pigem homme ongi siuke nüüd korralik sprint hakkab pihta ja saab selliste munadega sõitmist. Sul on munad olemas? Ma loodan. Küll sa need üles leiad kuskilt, kui ei ole. Olgu, aitäh sulle tulemast, ei hoia rohkem kinni. Tänud ja edu homseks. Aitäh. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ma hakkasin seda Värska korki uurima, kas meie võime ka seda Audit võita või? Loomulikult ja meil on eriti hea see, et meil on siin natukene on Värskasid. Kaste. Palju kaste, ja kui sa lähed kõik, võtad need lahti ja... Oota, kas korgi all on midagi või? Korgi all on kood, mille sa võid sisestama Värska kodulehele. Oota, vanasti olid need kokaga olid need, vaatad kohe, kas võidad uue või mitte. Vaatad pudeli alt. Ja siis mäletad, leisipakkides oli raha. 10 krooni, 5 krooni. Mis asja? Ja, sa sündisid vist hiljem. Võimalik. Ja 90-tel oli leisipakki sees oli täpselt raha. Okei. Aga me ei ole täna sõnaga rääkinud veel ralli seisust. Meil läheb ju liidrina tänasele päevale vastu Kalle Rovanpera Terri Neuvilli ees 3 sekundiga kõigest. Jaa, saab tegelikult olema päris huvitav jälgida, kas Neuvill suudab püsida üldse seal, kus ta on või hakkab tagant ka tulema lappi ja Evansi tempo, pigem Neuvill on, tundub, et täna Evansi tempost üle, aga lappi kindlasti, ma arvan, läheb eesmärgiga võtma Neuvilli ära. Tegelikult eile, kui 9,2 sekundit on praegu kaotus, siis eile ju hübriidi probleem esimesel ringil tõi kaotust circa 10+ sekundit, et ilma nende probleemideta tõenäoliselt see võiks olla juba teistpidi, aga vaatame. Ma usun, et tänased katsed on sellised nagu, ütleme sellised võib-olla legendaarsemad katsed seal Otepää, Nõuni kandis on ju, Elva kandis, et Nõuni poel on täna käive. Täna on elukäive, ja kahjuks lappi sinna ilmselt ei jõua, aga poodi ei jõua, jah, aga ma usun, et ta Neuvilli jõuab kinni võtta küll. Ja meie tänane teepuhastaja Ott Tänak peaks ka tõusma punkti kohale hetkel 11. Ei jäänud palju puudu, 22 sekundit eile puudu, et jõuda 10 sekka. Mitme katsega selle kätte saab Pajarilt? Pajari saab, ma usun, heal juhul, et võib saada esimesega kätte, halval juhul esimese 2-ga. Aga nagu eile ka siin Kulderiga rääkisime, et kuhu tal siis tõusta on, et tundub, et Rally Estonia tegelikult üldiselt alati on selline ralli, kus eesotsas katkestamise väga ei tule väljasõitude tõttu.
et 8. koht nii-öelda võiks olla see parim, mis võtta, kui keegi hakkab ees ära kukkuma, siis on sealt veel tõenäoliselt natuke võimalik, et Takamoto Katsuta võib-olla praeguse tempoga on selline, ma ei tea, kas on võimalik kinni püüda või ole, et vaata, mis ta täna teeb. Meil on rehvid kuidagi hästi vastu pidanud või siis on rehvimehed vahepeal head tööd teinud? No Rally Estonia katsed ei ole kindlasti sellised, mis rehve lõhuks väga, kuigi ma olen enda viimasel Rally Estonial, mis ma sõitsin, mul läks 4 rehvi. See oli teisel ringidel ja võib-olla natuke enda rumalust, aga ma ei tea, tol hetkel kuidagi äkki need teed olid veidi pehmemad kui täna, võib-olla. Ja, üldiselt on ju kiired katsed, kive ei ole selliseid suuri joones, et Pirelli mehed on täna kindlasti õnnelikud ja paari halli karva see ralli võib-olla juurde ei tule. Ja Rally 2 arvestuses on meil liider Andreas Mikkelsen, 6,7 sekundit lahutab teda vaid Gus Greensmithist. Vaatame meie mehed, nagu räägitud, sai Linnamäega 5. koht Linnamäel, 6. koht Robertil, 8 Egon Kauril. Ega seal võib ka ju eest ära kukkuda? Ikka võib ja, aga Linnamäe 10,2 sekundit poodiumist, et tegelikult see... 10,2 on 4. kohas siiski? On 4. või? Jaa. 1, 2, 3, 4 on jah. Poodiumis siin on veits peale 50. Ja mul oli väiksed valearvustused. Ja selles mõttes, eks kõik on ikkagi võimalik. Pikk teab minna ja nagu Solbergi puhul nägime, et juhatas rallit, tempo oli päris raju, aga väike viga tuli sisse ja sinna see ralli läks, et ma arvan, et eriti selles klassis on, kui midagi juhtub, siis pigem seal. Roland, sa pole veel küsinud, mis asi see on? Meil on öö jooksul üks asi ilmunud siia laua peale. Ei pannud ausalt tähele. Nüüd mõistata. No ma näen, et seal on R-täht ja E-täht, nii et seal on mingi Red Bulli kiri ja Ford Puma Rally 1 auto tõenäoliselt. See on Oti lipp. Nüüd paku, kes selle siia toonud on? Mis ma ikka pakun, ma nägin, sa saatsid. Sa nägid juba. Aga jah, Kalle Ojaste astus läbi eile boksis, kui me olime juba lahkunud. See toimus umbes siin 9:30 paiku. Ütles, et tere mehed, amatöör pani teile saate boksi ühe Oti lipu. Andke kellelegi. Kas auhinnaks või korraldage mingi mäng? Ma vastasin Kallele ja kutsun Kallet üles ka läbi otseetri tulema ise meile kell 2 siia stuudiosse. Mõtlema välja ühe vahva küsimuse ja siis, kes esimesena vastab, võiks selle lipu endale ju saada. Vaatame, kas Kalle saab tulla või ei saa. Kui ei saa, siis mõtleme ise midagi õnneks välja. Jah, muidugi Oti lippu, ma ausalt öeldes, ma ei ole isegi näinud seda. See on päris värske, ma arvan. Jaa, see tundub väga värske. Liputehase tehtud. Lahe. Aga meil on küsimusi ka ja kes muu ikka küsib kui Ingmar? Ingmar on hoos. Ingmar ütles, et väga lahe kogemus oli eile sama laua taga istuda. Loomulikult oli meie poolt samuti. Ja üks huvitav pilt. Olen märganud, et Toyotadel on ees selline punane asi. Me kohe näitame seda pilti ka. Kas teil on aimu, mis asi see on ja mis eesmärke see täidab? Ma näen su e-maili sealt. Ja nüüd ma panen, kõik nägib e-maili sealt. Ühesõnaga, siuke julla. See näeb välja nagu ühekordne tops. See võib välja näha nagu mingi teip ja ilmselt see ei ole juhuslikult sinna sattunud. See monitor on suht kaugel praegu minust, aga see on tõenäoliselt akna peale suunatud mingi lisapuhur. Väljapoolt või? See on väljapool või? Väljapool minu arust. Sa ütled, et see on seespool või? Kuule, see ekraan on mul nii kaugel. Ei, aga vaata, see on teisel pool kojamehi ju. Ma ei näe seda siit. No ma näitan sulle siit ekraanilt, aga siit paremini ei näe. Oota, ma tulen sinu poole korraks. Nii. Mina näen küll, et see on väljapool kojamehi. Nii, ja Rolandil on vastus teada. Nii, on tuttutud, uuritud ja vastus on lihtne. Ma ei tea, mis see on. Ahah. Aga äkki teavad meie kuulajad, vaatajad? Andke teada, sest ei tea, mina ei ole näinud sellist tükki varem. Oleks ta seespool, jah, siis ta oleks puhur, et vahest tuuakse lisapuhurid klaasile. Kui on vihmane ilm näiteks, aga võtta ei tea, mis jublakas see on. Esimest korda näen. 6 kaik@delfi.ee ootab siis vastuseid sellele küsimusele ja küsijate vahel läheb meil siis mitte loosi, vaid me valime ühe hea küsimuse välja
ja pühapäeval siis loosime välja G4S-i koduvalveteenust aastaks ajaks tasuta. Kas see tähendab siis, et G4S-i auto istub maja ees kogu aeg terve aasta? Ei, ma arvan, et ta on sul ühe mingi kõne või nupuvajutuse kaugusel. Väga tore. Aga küsimusi on meil veel. Madis on saatnud küsimuse. Tere, soojenduseks tervitusi Kagu-Aasiast. Oho. Head tööd teete, alati väärt kuulamine. Kagu-Aasia. Vägev. Kus täpsemalt huvitav? Jah, äkki Madis siis järgmise kirjaga täpsustab. Küsimus on aga, et kas sellel 5-minutilisel ajakaristusel on mingi ratsionaliseering ka. Tundub umbes selline enne korvpalliplatsile jooksmist vahetad tossud ära ja vilekõladest alustad 50-punktilisest kaotusseisust. No, minu vastus on selle kohta, et tossude ja mootori hind on natukene erinev. Jaa, aga point, selles mõttes ma sain jälle pointist aru, et see reegel on ju toodud selle pärast, et nagu Kuldar ka eile rääkisin, et me ei saaks mingi igaks päevaks uut mootorit panna ja igaks ralliks uut mootorit panna, et kulusi kokku hoida. Aga juhul, kui see mootor läheb katki, see on ju teine lugu, see ju tegelikult see ei täida seda eesmärki, milleks see reegel on tehtud, et kulusi kokku hoida. Et need on natuke kaks erinevat asja, selles mõttes on nagu point õige, et võib-olla korvpallimängul öeldakse ka, et võid hooajal panna 2 paari tosse või 3 paari tosse kasutada, aga kui need lähevad katki, mis siis saab öeldakse, et saate alustate seal mitte 0-st, vaid -10-st. 4 mehega alustad. Või 4 mehega. Et noh, ma nagu jaa. Ja mis me ikka sellest mootorist räägime, see on juba... Aga see saadab meid pühapäevani välja, pane tähele. Ei, no seda muidugi, aga see on, ma räägin, see reegel on selline, nagu ta on ja see täidab ühte eesmärki, aga tänases oludes see ei täitnud seda eesmärki, milleks see tehtud on. Romet on saatnud küsimuse. Olen kuulnud, et osad rallisõitjad ei suuda hommikul esimeste katsete ajal ärgata. Kas ja kuidas nad sellega tegelevad? Varem magama minna ei saa. See on päris aktuaalne teema, sest töötunde olenevalt rallist võib jääda väga väheseks ja hommikul eks me kõik oleme suht uimased. Et oleneb mõnel meeskonnal, kellel on vähe rohkem võimalusi, suudab pakkuda sõitjatele ka mingisugust, ma ei tea, on mingi treener, kes tegeleb hommikuga, et saada juba pulss üles siin service pargis, teha mingit pallimänge asju, et oma fookus paika sättida ja eks selliseid erinevaid harjutusi on, mida kindlasti hommikul service pargis tegema hakatakse. Kuidas sina omal ajal ärkasid? Omal ajal, kui see oli alles 2 aastat tagasi. Mul pole hommiku ärkamisega probleeme olnud tegelikult, et mulle piisas Red Bullist ja ma olin valmis minema. Nüüd piisab grammist? Jaa, grammist piisab, ma arvan, et grammist piisab isegi paremini, see on juba esiteks sellest, et see on suurem pudel. Ahah, mul on tegelikult üks rida veel ette lugeda selle G4S-iga seoses, et kui te liitute koduvalve teenusega G4S-i veebilehel ja kasutate sooduskoodi RALLI, caps lockiga RALLI, siis saad kingituseks esmaabikomplekti ja tulekusutusteki. Kas RALLI I-ga või Y-ga? I-ga. Olgu, Eesti moodi. Jah, mine toksi sisse. Juba tehtud. Tühjus. Aga meil on üks video veel eilsest päevast ära vaadata, see on kõige suurem ebaõnne sõdur vihma tõttu minut ja mis oli peaaegu 30, natukene vähem kaotanud Egon Kaur ja läks sellega päris magus koht käest ära. Vaatame, mis ta Peebule rääkis ja siis tuleme veel korra tagasi. Egon Kaur, ütleme suurepäraselt kulgenud ralli, olid jõudnud juba teisele kohale WRC2 arvestuses ja siis tuli vihmasadu ja autoklaas täiesti udune, et miks või kuidas see niimoodi juhtus? Soojendus ei puhunud ära lihtsalt? Ei oska öelda jah, suht nagu uskumatu ebaõnn, et panime kõik puhurid tööle, nagu esimesed vihmasabinad tulid ja vahepeal lihtsalt tuli võib-olla nii palju vihma, et kojamees ei jõudnud enam seda vihma ära pühkida ja siis kui juba jõudis, siis oli juba klaas nii udune, et no mitte midagi ei näinud, et kui mitte midagi ei näe, et siis on juba päris keeruline sõita. Kas suutsid üldse positsioneerida ennast ja kas kaardilugeja suutis kuidagi moodi üldse lugeda, et kus te olete või sõitsid selle järgi, mis sa sealt pilust nägid? No kuna kaardilugeja istus natukene ilmselt madalam, siis ta võib-olla isegi nägi selles võtmes rohkem, et ma pidin seal natukene midagi nägin, aga igal pidurdusel jälle ei näe jälle midagi, et ega praktiliselt suhteliselt nagu näidikute järgi sõit oli. No kuidas sa sellist ebaõnne üle elad või kuidas sa suutsid järgmiseks katseks keskenduda, et no see
ma ütlen, selline hingevalu oli päris suur ilmselt ju. Nojah, antud juhul nagu ütleks, et ise nagu tegime kõik, et see teine ring nagu läheks sujuvalt, et võtsime siin 2 varu kaasa, enamus olid ikkagi 1 varuga ja pigem nagu selles võtmes, et kõik nagu baasid oleks kaetud, et ei tuleks selline probleeme, aga 15 minutit varem ilmselt oleks katse läbi saanud ja oleks ühtegi mure olnud selles võtmes, aga kuidagi jah, see ei olnud lihtsalt õnne. No mis variante või mõtted sul nüüd homseks on? No tegelikult aja mõttes, kui nüüd hirmsasti hakata pedaali panema, võib-olla võiks ju isegi sealt midagi püüda või kuidas sa nüüd selle homsel päeva peale vaatad? Ja ilmselt tuleb väike restart teha ja minna uuesti homsele nagu värske peaga vastu, et kiiresti tahaks ikka sõita ja homme, ma arvan, oleks võimalus seda ka teha, et lahendame need mured ära, vaatame, kuidas see klaasi udususe probleemist jagu saaks, et seda rohkem ei tekiks ja lähme siis homsele vastu, jah. Sest ega ilm võib homme olla samasugune, et võivad ootamalt vihmasajud tulla, et mingi lahenduse peab leidma ilmselt. Mingi lahenduse peab leidma, jah, vahepeal oli küll selline tunne, et oleks mingi vars, et siis tõmbaks midagi keest ära, et näeks midagi sõita, et jah, noh, see ei oleks kindlasti õige lahendus, aga midagi tuleb leida, et meeskonnale on info antud, et eks nad nüüd tegelevad sellega. See oligi edu. Aitäh. Ilm päris samasugune ikkagi ei tule minu andmetel, ehk siis minu andmed pärinevad Google'ist, on hetkel sademete tõenäosus vaid 4% ja ta püsib 4%-ga siin veel mitu tundi ja siis on 21% ja siis on jälle 2 peal. Aga küll aga me tundub, et homne päev tuleb täis vihma. Okei, nagu eelmine aasta või? Jah, eelmine aasta ma ei mäleta, kes üldse mõni kuiv ilm oli. Ega ta vist ei olnud. Mis see eilne vihm tänaste teedega tähendab? Kas Otil on teepuhastamist palju või on ikkagi pinnas selline vesisem? Pinnas on, ei ta vesine ei ole, see tõmbab maa sisse ilusti ära, Eestis on kuivald kaua aega. Päikest ka praegu. Ja, aga pehmemaks on see kindlasti tee muutnud, mis lihtsalt tähendab seda, et läheb natuke kiiremini rööpasse ja võib-olla läheb natuke rohkem katki teiseks ringiks. Aga loodame, et Oti katsevõitude jada jätkub. Me alustame kell 8.09, juba Mäeküla katsega. Lähme edasi Otepääle, sellised lühemad katsed veidike kui eile ja kiiremad ka. Ja siis sõidame jälle Mäeküla Otepää, vahepeal on Riigruup Kanepis. Ja siis peale hoolduspausi Elva Kanepi ja siis Raadimõisa katse siin samas meie külje all. See algab 20.24 ja kell 9, meil on kell 9 ka juba külaline konkurent mõnes mõttes. Jaa, konkurent. Kes teab, see teab, aga kell 9 saab siin jutustada ja lõunaks üritame ka ühe külalise saada. Ootame siis ka Kallet sellest lipust rääkima. Ja ma ei tea, kuidas me selle lipuga on, kas see veel alles siin? See telk on vist kinni siin praegu, lähme piilume. Peaks olema. Kui on veel, siis kutsume üles teid, nii või naa võite tulla, aga Delfi Expo alalt läbi saate keerutada seda ratast. Ratast keerutades võib võita näiteks sellise asja. Võib võita mütsi. Mütsi, nokamütsi võib võita, jaa. Siis on meil üks ajakiri pakkuda ja mis meil seal veel oli? Värskad ka ilmselt. Jaa, kõike head paremat juua, süüa. Mul süda tilgub verd, kui tulevad perekonnad ja keerutavad see ratast ja laps ei võida. Ja siis mõnel lausa pisar silmast, sest ta tahab seda pasunat. Siis ütleme nii, et saab pasuna. Saab. Ma ei tea, kas ma tohin niimoodi heast südamest lihtsalt jagada need pasuneid, ma ei usu. No kuule, pisara lapse silmas, siis muidugi kui pisara välja pingutate, siis saab. Kuule, see üks pasun ei tasu ära lapse pisaraid. Anname ikka siis pasuna kaasa. Pasunat läheb raja ääres vaja ja üldse läheb vaja ka kas või vanematele närvi käimiseks. Muidugi, see on ideaalne asi, et vanemaid hommikul äratada näiteks. Multikaid. Okei, mis me siin ikka pikalt jutustame, katse hakkab kohe pihta, paneme endal ka ekraanid huugama ja oleme kell 2.00 tagasi otse-eetris. Nägemist. Kohtume varsti. Igal õigel majal on korralik aken, uks
ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.